Siin lugeda ette midagi, mis Jumal meile rääkis. Põhimõtteliselt ta rääkis vaimu ja hinge vahest. Ja et kuidas tema näeb meid vaimus ja kuidas meie näeme ennast hinges. See on nagu nii erinev. Et näiteks see sama asi, et ülemlaul ütleb, et su hääl on meeldiv. On ju, kes valetab siis nüüd? Kui mina ütlen, et minu hääl ei ole meeldiv ja Jumala sõna ütleb, su hääl on meeldiv. On ju. Mõni võib-olla ei ole nõus, et ülemlaul ütleb, et su nägu on ilus. Mõni vaatab peeglis ja ütleb, ei ole ilus. Eks? Aga kuidas Jumal näeb neid asju? Ja Jumal näeb meid vaimus, mitte hinges. Ja ta ütleb, meie vaim on ilus. Ja meie vaimu hääl, meie südame hääl, ta kuuleb südame häält, mitte seda neid kõlavaid sõnu või puudulikku väljendust, mis tuleb läbi hinge. Tema kuuleb meie südame häält, meie südame mõtteid, eks? Ja sellepärast võib olla ka, et kui meie arvame, et mõni inimene on ilus või räägib ilusaid sõnu, Jumal ütleb, et ta on täiesti kole, kuidas sa ei näe, et ta on ju, ta süda on rikutud, Ananias ja Safira. On ju nii? Võib-olla nii ilusad inimesed, nii lahked ja Jumal ütleb, koristage nad palge eest ära. Eks, et ta näeb meid vaimus. Et vaim on põhiline ja et Jumal kohtub meie vaimuga. Ja ta käib nagu kohtamas meie vaimuga. Vaata, kui sa lähed, ütleme näiteks, võtad palveaja või lähed jalutama, siis sa lähed nagu kohtama Jeesusega. Aga ta jalutab sinu vaimuga, kui sa saad õiesti aru. Sest kommunikatsioon toimub ju, sa kuulatad vaimus ja sa tood vaimust välja asju, mitte hingest. Vaata, kui me ainult hingest räägime, siis räägid selle jutu ära, aga sa ei ole nagu kohtunud temaga, eks? Aga Jumal vaatab vaimu, vaim inimest. Sellepärast on ka need ülistuskoosolekud, et ülistus, mis on suured ülistused, siuksed inimesed on nii hingelised. Aga ta süda on Jumalast kaugel, ütleb Piibel. Seega te ei ole vaimus, aga teine võib-olla ei tõsta käsi. Kõik hüppavad, eks ole, tead seal, lehvivad, eks ole, halleluuja on ju. Nii, ja kõik on üks show. Võib-olla hingel on hea meel, aga ta ei ole vaimus Jumalaga kohtunud. Ja teine istub paigal, võib-olla ei seisa püstigi, ta ei tõsta käsi ka. Ja tal käib sügav kommunikatsioon Jeesusega. Ja siis ta ütleb, et sina näed oma hinge. Näed seal kõike prahti, ebakõla, püsimatust, muutlikku meelt, ebausaldusväärsust, lapsikust, kasvatamatust. Me võime kõike seda oma hinges näha. Ja me arvame, et ei ole hea, Sest me peame ennast oma hingeks. Ma olen selline. Me oleme nii nördinud, eks, et ma olen selline. Aga ta ütleb, su vaim on ilus. Su vaim on küps ja väärikas. Aga me ei vaata oma vaimu, me nagu ei näe oma vaimu. Sellepärast ka, kui prohvetid räägivad, nad räägivad su vaimu kohta. Ja sa oled imestunud, kuidas Jumal võib mulle selliseid sõnu öelda, ma olen ju täielik läbikukkuja. Aga Jumal ei pea sind hingeks. Ja vaata, öeldakse, et me oleme vaim, hing ja ihu, me oleme nagu komplekt. Ma riskin praegu nüüd suurte teoloogiliste vooludega vastu kokkupõrkesse minna. Öeldakse, et vaim, hing ja ihu, et me oleme üks tervik.
see kest jääb meist maha. kui sult võtavad jäsemed ära, kas sa oled vähem tervik? mina ei ole mu ihu. ja mu hing, mis on nagu tead laps, keda peab kogu aeg taltsutama, kes paneb kord siia, kord sinna, eks ole. Jumal ütles, et sina oled vaim. sul on hing, ma olen andnud sulle hinge, et sa selle eest hoolitseksid. ja ihu, milles sa elad, aga sina ise oled vaim. sellepärast võib olla kaunis vaim ebatäiuslikus ihus. või et uuesti sündinud inimese vaim on kaunis Jumala ees, isegi kui ta hing on nagu all over the place, eks. täiesti alles kontrollimatu. Jumal räägib su vaimuga ja õpetab, et alista hing. ära lase sellel lapsel üle pea kasvada. ära lase sellel lapsel kõiki pidusid ära rikkuda. eks ole? alati on see hing midagi, mis korraldab, eks. Jumal õpetab meie vaimu, kuidas meie hingega tegemist teha. mina ei pea tundma ennast süüdi. kui mu hing jälle sai mingi asjaga hakkama. vaid ma lähen räägin vaimus Jumalaga. ja ma ei samasta ennast selle hingega, et ma süüdi, eks. ma ei samasta ennast hingega, ma ütlen, Jumal, läks jälle, pani ajama, traksid tead lahti, eks ole, ja nöörist lahti ja pani jälle, kukkus tiiki, eks ole. ja Jumal annab meile need, ta õpetab meid nagu lapsevanemaid, annab kasvatusmeetodeid. kuidas sa hakkad distsiplineerima oma hinge, et see sul avalikus kohas häbi ei tee. poes pikali ei viska, eks ole, ei hakka seal manifesteerima, eks, et mida tema kõike tahab ja miks ta ei saa, eks. Jumal räägib meie vaimuga. ja vaata, paastuaeg on ka selleks, et Jumal saab rohkem aega treenida, õpetada meie vaimu, kes me tegelikult oleme. vaim, kes tuli Jumala juurest, kes sai maa peal elamiseks hinge. ja ta pandi ihusse, et me sealt kosmosesse ei lendaks. aga vaim tuli Jumala juurest ja Jumala juurde läheb vaim tagasi, eks ole. hinge päästmisega me tegeleme. vaata, ta ütleb ja räägib sõnast, mis võib päästa teie hinge. eks ole, kes seda hinge päästab? Jumal andis oma vaimu meie vaimu. ja nüüd, kui me käime vaimus, me tegeleme oma hinge päästmisega, selle kratiga, kes ei saa ega saa asjast aru, eks ole. et see on nagu nii huvitav niimoodi näha, eks. ja ta räägib, et sina näed oma hinge ja kõike seda ebakõla, aga Jumal näeb vaimu ja ta ütleb, et mina suhtlen vaimuga, eks. su vaim on minuga sõber. su vaim teab, mida mina mõtlen ja ütleb sulle edasi. vaata, miks Taavet ütleb, et miks sa oled nii kurb, mu hing. kes siis räägib, kui Taavet oleks hing? hing ütleb, Jumal, miks ma olen nii kurb, miks sa ei anna mulle rõõmu? aga vaim ütleb oma hingele, mida sa jälle norutad, mis sul jälle viga, mis sul puudu on? usalda Jumalat, eks. nii et mina olen vaim, ma usun, sa oled ka nõus. sina oled vaim, sul on antud hing, et siin maa peal toimida, eks ole. sa analüütiline, sa pead hindama kõiki neid külm või soe, liiga kõrge või sa pead, hing analüüsib seda kõike, eks ole. sest et ihu võib ju, vaimus sa astud kalju pealt alla ja tahad kõndida õhus. eks, nüüd on antud sulle ihu, kes on täiesti loll, eks. ja nüüd on antud hing, kes ütleb ja. vaim võiks praegu kõndida mööda vett, aga on see ikka tark tegu, eks, et su ihu upub ära. on ju, aga nüüd on see, et hing võtab liiga palju sõna. Jeesus ütleb, tule vee peale, hing ütleb,
see ei ole tark, füüsikaseadused ei võimalda sul vee peal kõndida, eks ole, kui sa kuulad hinge, siis sa käidki hinge järgi, kui sa kuulad vaimu, siis sa lähed üle jõe mööda vett. Ma lugesin Meldari raamatut, see Like a Mighty Wind Indoneesia ärkamisest ja seal mehed läksid üle 10 meetri sügavuse jõe niimoodi, et vist oli poolte säärde või alla põlvevesi oli. Hakkasid minema ja kutsusid teisi järgi, et kuule, et kõva põhi on jalge all, tulge. Need, kes läksid kohe, need läksid ja ütlesid, ongi, et 10 meetrit on jõgi sügav ja nagu poolte säärde ainult ja tundsid, et jalge all on kõva põhi ja läksid üle jõe. Need, kes hiljem tahtsid minna, nad nagu liiga kaua kahtlesid, need enam üle jõe ei saanud. Astud vette, nagule vool viib kaasa, põlvist saati vesivool tõmbab jalust maha. Et vaata, millal me kuulame hinge, millal me ei kuula, aga siin me oleme vaim, eks. Ja ta ütleb veel seda, et ta räägib ju palju vaimust ja ta ütleb, et Jumal otsib neid, kes kummardavad teda vaimus ja tões, mitte hinges. Mina näen nagu seda hinges kummardamist jube palju. Ma ei tea, mis sõnu öeldes, ma õpin kõik need ilusad sõnad ära. Ja siis on kõik see ülistus, selline hingeline ülistus on ju, mis on kõik nagu hingest, aga mitte vaimust. Eks vaimu, kui vaim räägib Jumalaga, see on palju sügavam. See on tore, et hing Jeesust ülistab. Aga saad aru, hing ülistab Jeesust praegu ära ja siis lööb varba vastu voodi jalga ja vannub. Ja siis on päev mokas ja hing on tige jälle, on ju? Nii et mis see siis väärt on, see siukene, oo Jeesus, sa oled nii selline nii imeline, oo. Ja siis on ju. Mis see ülistus siis väärt on? Aga vaim on kogu aeg rahus. Ja kui vaim ülistab, see on nagu hoopis, see on palju stabiilsem. Ja ta räägib, et hinges teenimine on habras nagu õhuke rabe paber. Nii õhukene, iga väiksemgi asi võib selle puruks rebida. Kui me hinges teenime, väike mingi häire ja kõik lendab nurka. Juba on pisarad või on kõik katki või on viha või üks on loll ja teine laisk ja mina pean üksipäini teenima, eks ole. Hinges teenimine on nagu rabe õhuke paber. Jumal ei pea seda üldse millekski, sest et praegu sa räägid ilusaid sõnu. Hetk hiljem on sul jälle ilm pilves ja päev mokas. Ta ei saa sellise ebastabiilsuse peale ehitada nagu hinges teenimine. Aga ta ütleb, kuid vaim on minu külge aheldatud. Vaata, kui sa oled uuesti sündinud ja armastad Jeesust kogu südamest, siis mis iganes juhtub, sa ütled talle, kuhu mul on minna. Sinu käes on minu elusõnad. Minu elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Eks, ja su vaim jääb Jumala juurde, isegi kui hing tahaks nagu uksi paugutada ja öelda, et seal kõigel pole üldse mõtet ja on ju, mina tõmban oma pistikud välja ja midagi ei toimi ja aga vaim on kurb, kui su hing niimoodi käitub. Sest vaim on, Jumal ütleb, vaim on minu külge aheldatud purunematute kettidega. Jah, nagu ori. Ja siis ta ütleb, ära kohku sellest sõnast. See on armastuse ori. Armastus, mis ei lähe kuskile, ei lahku oma armsama kõrvalt, olgu olukorrad kui rasked tahes. Armastus hoiab oma armsama ligi ja neid ei lahuta ka suured veed. Seda ma mõtlen orjarüü all. See on see pruut, kes jääb oma peigmehe kõrvale nagu ori, aga ta on armastuse ori, saate aru?
ta on vaba, ta võiks ära minna, ta ei lähe ära, sest ta ei lahku oma peigmehe kõrvalt. armastuse ori, ta ütleb, see on südame vabatahtlik orjus. südame vabatahtlik orjus. ta ütleb, et ma pean sinu vaimuga lugematuid vestlusi. mõtle, see on nagu täiesti kaks eri reaalsust. ma pean su vaimuga lugematuid vestlusi. ma tean rohkem sinust kui sina ise. su vaim räägib mulle sinust. vaatab, Korintuse kirjas ütleb, et vaim uurib läbi kõik sügavused ja vaim teab, mis inimesel mõttes on. mõtted on ju hinges ja kõik, eks. aga vaim teab ja vaim kommunikeerib seda Jumalale ja Jumal ütleb, ma tean sinu kohta rohkem, kui sa ise, su vaim räägib mulle. nagu okei, see on raske. ära eksi arvama, et sa oled üks oma hingega. ei ole. aga ei ole ju. vaata, kui me oleme vaimus Jumalaga ja meie hing räägib meile igasuguseid asju. ma ei ole üks oma hingega. ma olen ala lõpmata oma hingega täielikult risti vastuolus. ma vaidlen oma hingega nagu ühe jonnaka lapsega. miks sa oled selline, miks sa mõtled nii? miks sa käitud nii, eks? ja vot, ta ütleb, ära eksi arvama, et sa oled üks oma hingega. su hing võib arvata mida tahes, öelda sulle mida iganes, aga sina pole su hing, hoopiski mitte. sul on hing, aga sa ise oled vaim minu antud ihus ja sa oled mu suur sõber. siis vot nüüd hakkab rääkima tervenemisest. Sest vaata, kui mingi haigus tuleb, midagi, vaata, mingid sümptomid on või midagi, siis ta ütleb, et see, kes tegeleb selle ihu tervendamisega, on meie vaim, mis on Jumalaga ühenduses, eks. ja ta ütleb, et su hing ei tea, mida asjast arvata. ta jookseb ihu ja vaimu vahet. ta on ebastabiilne ja nõutu. ja siis jälle lootust täis. hing on ebastabiilne. hing pöördub ihu poole, ütleb oh my god, on ju. ja siis ta vaatab vaimu poole, vaim ütleb rahu. ja nüüd hing ei tea nagu, kuhu vaadata, ihu või vaimu. vaim ütleb, kõik on Jumala kontrolli all. tema vermete läbi on meile tervis antud. nii, okei. ja siis vaatab hing jälle ihu ja ütleb, no aga on ju, hullemaks läheb, eks ole. ja ta ütleb, näed, vaata, kuidas hing on kahe vahel. vaim töötab ihu kallal, et seda terveks teha. vaata, ta ütleb ju, et rusuks pekstud vaimu ei suuda keegi taluda, aga haigust ei ole see probleem, eks ole, sest et vaim on tegelikult meie olemuse võti, eks. ja ta ütleb, tööriistad on vaimu käes. inimese vaim suudab palju minu juhtimisel. ma mõtlen, kui palju tervenemisi ei ole mitte ingli puudutus, vaid see, et sinu vaim on Jumalaga nii üks, et su vaim annab sinu ajule ja su ihule käsu, kuidas terveneda ja su ihu terveneb. Jumal sinu vaimu kaudu tervendab su ihu, kui sa püsid sõnas, rahus, usalduses, Jumala osaduses. Sinu vaimu kaudu tuleb tervenemine. vahel sekkub Jumal väljast, kui on kriitiline olukord, eks, või mingil põhjusel ingel tuleb, aga ta ütleb, see ei ole püsiv. tähendab, see ei ole mingi asi, mida panka viia, eks. mina juhendan vaimu, siis on tervenemine püsiv. kui see tervenemine tuleb sinu vaimu kaudu seestpoolt
ja su vaim tervendab su ihu, siis on see tervenemine püsiv ja sa saad võimeliseks ka teisi tervendama. Vaim saab tööriistad. Mis ta siis veel ütleb? Kui vaimul pole, ta ütleb, et kui ma teeks su praegu ise terveks, see poleks püsiv. Kui vaimul pole tööriistu, ei suuda ta ka järgmine kord sinu ihu eest seista. Vaata, me ootame imet. Aga järgmine kord midagi on, sa ootad jälle imet. Eks, kui vaimul pole tööriistu, ei suuda ta ka järgmine kord su ihu eest seista. Kui ta aga selle kunsti ära õpib, jääb see talle jäädavalt kui and. Vaata, sa õpid, su vaim õpib ära need mehhanismid, kuidas Jumal tahab inimest terveks teha. Ja kui ta selle kunsti ära õpib, vaim, see kõik on see Jumala tundmise ja teadmiste peal, eks ole, usk. Kui ta selle ära õpib, siis see jääbki sulle nagu and ja sa oled võimeline teisi tervendama. Sinu vaimust voolavad elu andvad veejõed. Sa paned käed peale ja su vaim lülitub teise inimese vaimuga kokku ja tervendab ta. Käehaigete peale nad panevad käed. Miks? Sest nende vaim on nii üks Jumalaga ja nad ei blokki, nende mõistus ei blokeeri, et kuidas see ikka juhtub, kas see ikka juhtub, mina ikka ei oska, ma ei tunne midagi. Vaid apostlid ei kahelnud ühtegi hetke ja nad teadsid ja mäletate Peetrust ilusal väravas. Peetrus ütleb, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, ma annan. Mis tal siis oli? Mis tal oli? Ta vaimus oli see and, see eluandev and. Ja ta ütles, raha ei ole, aga ma tean, mis mul on. Tõuse püsti ja kõnni. See vaimust tuli see elu, mis ühendus teise inimese vaimuga, aktiveeris selle ja see vaim ajas ennast püsti ja see mees ajas ennast püsti. Nii. Kui paljudel, kellel on tervendusand, oli enne endal raske haigus. Nad õppisid minult, said terveks ja siis oli neil and, mida kasutada ka teistele tervise toomiseks. Meil on kodutöö vaja ära teha, mitte oodata taevast imet. Tööl on vaja hakata, eks. Sina tahad kõike kohe. No ta räägib nagu üldiselt, mitte nagu otse ainult mulle, eks ole, vaid ta räägib nagu, et ma seda teksti loen inimestele ette või kirjutan, eks. Sina tahad kõike kohe, äkilise ime korras. Aga mida sa siis õpid? Seda, et mina teen, seda sa tead niigi. Aga see teadmine jätab sind alati ootele, abituna lootma, kuni mina jälle tulen. Vaadake, kui kaval. Sa saad ime tervenemise ja Jumal ütleb, mida sa sellest siis õppisid. Seda, et mina tervendan. Aga siis on nii, et järgmine kord sa jääd jälle abituna ootama, et mina tuleks. Aga mina tahan, et sa ise haigeid tervendad. Näete vahet? Kuidas? Ma näitan sulle. Vaimust. See lähtub vaimust, mitte hinge lootusest. Kas su vaim teab, et tervis on laste leib? Kas su vaim teab seda nii, nagu sa tead, et leib kuulub lastele? Sa ju ei kahtleks nälgivat last nähes, et ta peab süüa saama. Sa ei kahtleks hetkegi, kas see on minu tahe või peab ta veel kannatama. Kas meie vaim teab, et tervis on laste leib? Või teab meie mõistus ainult piiblist seda?
kas meie vaim on aru saanud, et lapse tervenemine on laste leib? Ja ta ütleb, kui sa näed nälgivat last, sa tead automaatselt, sa kohe jooksed, et tuua talle leiba. On ju? Jumal ütleb, sa ei kahtle ju hetkegi, kas see on ikka minu tahe või peab ta veel kannatama. Sa kujutad ette, kui haige see oleks, kui sa näed nälgivat last ja ütled, ma ei tea, kas Jumal tahab sulle süüa anda, võib-olla ta tahab sulle midagi õpetada. Võib-olla sa pead veel kannatama natuke, see oleks ju täiesti ebardlik, aga Jumal ütleb, seda me teemegi ju. Kui me ei anna inimestele tervist, kui me ei usu tervenemisse, kui me kahtleme ja me ei palveta tervenemise pärast usus, kui me ei pane käsi peale, sest me kahtleme. See on Jumala ees, kui ta ütleb, et see on laste, Jeesus ise ütles, see on laste leib, eks. See on nii, see, et laps peab saama terveks. See on täpselt sama nagu see, et kui sul laps on näljas, sa annad talle süüa. See kuulub lapsele ja Jumala lapsele samamoodi, eks. Ja näed, ta ütleb, et kas su vaim teab, et tervis on laste leib? Vot siin eespool ta ütleb, et see tuleb vaimust. Tervendamine tuleb vaimust, mitte hinge lootusest. Kui paljud arvavad, et see usk, tal on hinge lootus, hingeline lootus, ta näeb piiblist ja tal on hingeline lootus, et Jeesus ka minu terveks teeb. Aga see, kuidas su ihu aktiveerub ja Jumala jõu varal ennast ise tervendama, see tuleb vaimust, sügavast Jumala tundmisest. See tuleb sellest kindlast teadmisest, et tervis on laste leib. Aga meil on hinge lootus, et me terveks saame. Ja siis me nutame ja palume ja mangume ja anume, nagu see ei oleks meie käes. Aga Jeesus ütles, minge kõike maailma, tehke haiget terveks. Peetrus ütles, mida mul on, ma annan sulle. Nendel see oli vaimus ja ka meilt on religioonideoloogia selle ära varastanud. Ja ta ütleb siin, et no see laste asi, et sa ei kahtleks ju hetkegi, kas see on minu tahe või peab ta veel kannatama. Miks sa siis tervenemises kahtled, kui see on laste leib? Nii nagu sa ruttaks nälgivat last aitama, nii rutta ka haiget kannatajat tervendama. Meil peaks olema haigusega kokku puutudes automaatne refleks anda inimesel laste leiba, sest ta on selle koha pealt näljas. Tal on puuduse, eks? Ja vaata, ta paneb paralleeli, nii nagu sa ruttaks lapsele leiba andma, nii rutta ka haiget tervendama. Nii, ma olen sulle selle õli andnud. Ma olen sulle selle õli andnud. Vaata, ma mõtlen, et need 10 neitsit, 5, kes võtsid õlilampi. Aga meie arvame, et meil peab olema õlipudel kaasas, kui me palvetame haigete eest. Mulle ei jõua see veel kohale, aga kui Jumal ütleb, ma olen sulle selle õli andnud, siis meil on see õli selles lambis ja meil on see õli kaasas, ilma et me kanname kas õlitopsikut taskus käekotis. 5 neitsil oli õli. Kas nad kandsid siis füüsiliselt õlipudelid kaasas? Nagu et meie ka peame igaüks, kas sul on õli, liitrine oliivõli või päevaline õli on sul käekotis. Et ilma õlita sisse ei saa taevasse. Neitsitel oli õli kaasas, aga see pidi olema ju selles lambis. See sõna, mis ta oli endasse pannud, käsk on lamp, eks.
Eks see sõna, mis on meie sees, see on püha vaimuga valgustatud, selles lambis on õli. Seega, kui ta ütleb, ma olen sulle selle õli andnud, see peab viitama pühale vaimule. See peab viitama võitmisele. Aga me oleme ju Kristuses, kelle nimi on võitud päästja. Kuule, kui mina olen üks Kristusega, tema nimi on võitud päästja. Ja mina olen võitud päästjas, kes siis mina olen? Ma olen ka võitud päästja siis. Sellele inimesele selles olukorras. Ma olen selleks otstarbeks eraldatud ja võitud päästma rõhutuid vabadusse, laskma vangid vabadusse, tegema pimedat nägijaks, haiget terveks. Ma olen ka võitud päästja. Sest ma olen võitud päästjas ja võitud päästja on minus. Ta ütleb, näed, ma olen sulle selle õli andnud. Ainult, et sa ei kasuta seda. Selle kummalise teoloogia tõttu, nagu ma tahaks, et mu lapsed kannatavad nälga, puudust ja haigusi. See võtab täiesti, ma ütlen, et see võtab pea suitsema. Et sellepärast ma mõtlesin, et kuna Aalik ei olegi välja ilmunud ja täpselt ma olen Aaliku pool tundi täis rääkinud, palvetame selle protsessi pärast. Et me saaksime aru, et tervenemine lähtub vaimust, mitte hingelootusest. Ja tervendamine lähtub meie vaimust, mitte meie hingelootusest. Kõik lähtub vaimust. Jumal kommunikeerib meie vaimu. Kui me käime vaimus, siis me ei kuula oma ebakindlat hinge, kes kogu aeg kahtleb, esitab küsimusi, analüüsib, võrdleb füüsikaseadustega, võrdleb meditsiiniliste aruannetega. Eks käige vaimus ja palvetage inimestest vaimus, teadke, et kui see inimene oleks nälga suremas, kas sa istuks ta kõrval ja mõtleks, aga äkki tahab Jumal sulle midagi õpetada. Äkki õpetab Jumal sulle kannatlikkust. Sa ei küsi seda nälgiva inimese kõrval, kui sul on leib käes. Peetrus ütles, mida mul on, ma annan sulle. Tõuse ja kõnni. Seega see õli on meile antud, et tervendada. Ja see, et teha oma vaimuga koostööd, tugevdada oma vaimu, lasta vaim pinnale, korjata, et kas või paastu läbi hing jalust ära ja lasta vaimul saada tugevaks paastu ajal Jumalaga osaduses ja vaim hakkab ise tervendama. Kui paljude inimeste haigused lähevad ära siis, kui nende vaim saab terveks või vaim saab pinnale. Vabastuse läbi inimene annab andeks, saab mingisugusest traumast vabaks, järgmine hommik ärkab üles, astma on kadunud. Tema seest vaim tõusis troonile, positsioonile ja lõi platsi puhtaks. Aga me ei kasuta seda oma, kui ta ütleb teie kummalise teoloogia pärast, nagu ma tahaks, et mu lapsed kannatavad nälga, puudust ja haigusi. Nii et lähme kuidagi sellega nüüd Jumala ette, sest see on tõsine asi. Jah, et vaadake, milline vahe on. Kui meie ütleme inimesele, et Jeesus Kristus, et palveta Jeesuse poole, Jeesus teeb su terveks. Jeesus, Jumal võib su terveks teha, me ütleme. Ja Jeesus ütleb, et issand alasta. Ma ütlesin neile 2000 aastat tagasi, tehke haiget terveks. Tehke, minge, pange haigete peale käed, tehke nad terveks. Eks ole, õige inimese võimas palve, tuline palve teeb palju väge kättesaadavaks. Koguduse vanemad, tulgu võitku õliga. Ja issand teeb ta terveks, aga see on see, et tekib kontaktpunkt, pange käed peale haigele. Issand aktiveerib tema vaimu
teie vaimu kaudu, teie usu kaudu ja see tervenemine hakkab aset leidma. On imetervenemised, kus on vaja kiirabipäästet, kus Jumal peab selle asja jälle enda kätte võtma. Aga suure töö andis ta jüngritele, ütles, minge tehke teie nüüd, andke, mis teil on. Teil on tervendamisand, teil on see õli. Ma olen sulle selle õli andnud, ta ütleb, aga sa ei kasuta seda oma kummalise teoloogia pärast. Aamen.